Tervist, head sõbrad! Ma ei ole kadunud, ma olen olemas, aga ma ei ole tahtnud sõna võtta, sellepärast, et on targemad mehed ja naised, kes peaksid seda tegema. Kuigi mõnel teemal on nagu kipitanud, tahaks sõna võtta, aga siis jällegi olen mõelnud, et mis nüüd siis mina. Aga nüüd mul viskas FBS ette, et 7 aastat tagasi käisin põllumajanduskoolis ja siis tuli meelde, et haridus on väga oluline. Ja seal ma saingi teada ja hakkasin ka sõjanduslikust aspektist mõtlema juba toona. Nüüd siin ka, kas täna või eile avaldati ka peavoolus seesama, et mis siis saab, kui Ameerika Ühendriigid tõmbavad tarkvaral juhtme välja, mis Euroopast saab ja mis saab Eesti sõjatehnikast, mida rumalaks tehtud, mitte rumala, vaid rumalaks tehtud rahva maksudest need miljardid tulevad ja muudkui ostetakse seda riistvara, sõjatehnikat, aga tõesti, et mis saab tarkvarast ja mis roll on tarkvaral. 7 aastat tagasi sain põllumajanduskoolis, Järvamaa kutsehariduskeskuses muide, väga tore, muidu ma olen majandusteadlane, aga õppisin veel põllumehe kutsega juurde. Sain teada, et traktori kabiinis võid sa istuda, aga kui sa kõva rahamees oled endal kõva litsentsi ostnud, sellise, kus kõik linnukesed on pandud, siis traktor pöörab ennast ise ilma, et sina peaksid rooli keerama põllu otsas ümber, võtab järgmise vao ette ja niimoodi künnab terve põllu ära. Aga sama on ju sõjatehnikaga. Miljardid lähevad, maksud tõusevad, maamaksud, asjad, ma ei hakka kõik ette lugema, ise teate, järjest hullemaks läheb kõik. Ostetakse sõjatehnikat, aga see sõjatehnika, kulla inimesed, ei ole midagi teha. Ükski erakond teile ei räägi. Aga vaat see ongi see plaan A, et teie raha raisatakse, aga plaan B oleks nagu see, et kas meil tarkvara ka on. Ja vaat tarkvara meil ei ole. Tarkvara on Ameerika Ühendriikide käes, erafirmade käes ja Ukraina sõjast näete ka ära selle, et kui ikka suur isa, Big Daddy tahab, siis sa lased raketti ja kui ta ei taha, siis ei ole sul internetti ega siis ei ole sul ka põhimõtteliselt vajalikku litsentsi, ei lase rakett nii kaugele, kui ta kirjade järgi lasta võiks. Ja eks sõjapidamises niimoodi ongi, et Euroopa paraku on Ameerika Ühendriikide sõjasulane, midagi teha ei ole ja me sõltume nende tarkvarast. Nii et see ei ole variant miljardeid kulutada, sellega väga kaugele ei jõua. Muide ma küsin, et aga mis on üks riik, kellest väga ei räägita siin Venezuela ja üldse suurte sõdade ja rahvusvaheliste nüüd kerivate kataklüsmide tingimustes. See on ju Põhja-Korea. Said nad oma tuumapommi valmis ja nüüd on nad rahule jäetud. Muidugi väga halb riik, väga paljude arvates, et kommunistlik ja diktatuur ja surutakse inimesi alla. Aga ma olen ka väga paljude sõjaväelastega rääkinud ja targemad neist on öelnud seda, et ega ainukene mõistlik, ja mulle tundub ka niimoodi, ainukene mõistlik kaitseinvesteering oleks Eestil olnud tuumapomm. Seda ei ole muidugi tehtud, miljardid on niisama magama pandud. Või teine variant, oleks tulnud korralikku oma riistvara ja korralikku oma tarkvara arendada, aga kes siis selle peale omal ajal mõtles?